Tere taas teadusimune raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna oleme spordilainel ning alustamegi sellest, kuidas lennutada seesugune korvpall ise korvpallikorvi. Alustame tänast spordiõhtut korvpallist. Ehitage seade, millega visata võimalikult täpselt vabaviskeid. Kas olete valmis? Jaa! Läks! Võistlejad on heitemasina ehitamiseks kasutada puitmaterjali, erinevaid kumme ja vedrusid ning kinnitusvahendeid. Esimene ülesanne on välja mõelda, kuidas lennutada pall piisavalt kaugele ja kõrgele. Selle jaoks tuleb disainida vinnastatav süsteem, mis oleks võimeline andma pallile piisavalt suure hoo. Mida suuremat detaili kasutame pallile hoo andmiseks, seda kiiremini saame palli teoreetiliselt liikuma panna, kuid seejuures tuleb meeles pidada, et suurema hoo andmiseks on vaja ka suuremat jõudu. Jõu määrab see, kui jäika kummipaela või vedru oma süsteemis kasutame. Kui näiteks ühest vedrust ei piisa, siis võime sellele lisada ka teise. Kahte vedru saame kombineerida kahte erinevat moodi. Me saame paigutada nad jadamisi ehk järjestikuselt või siis rööbiti ehk paralleelselt. Kui paigutame vedrud jadamisi, siis saame 2 korda pikema vedru, mis on sama jäik, kui oleks olnud üks vedru. Kui aga paigutame vedrud omavahel paralleelselt ehk rööbiti, siis jääb vedru pikkus samaks, kuid jõud, millega see vedru tõmbab, on 2 korda suurem kui ühel vedrul. Ka meie ehitasime ülesannet katsetades enda heitemasina. Kui võrrelda meie masinat võistlejate masinatega, siis lisaks sellele, et meil on kasutusel mõned värvilised puidujupid, on meie masin ka mõõtmetelt oluliselt väiksem, kui seda olid võistlejate masinad. Masina suurus on piisavalt väike, et selle vinnastamiseks piisab ühe vedru pikkusest. See tähendab, et suurema jõu saavutamiseks saame 2 vedru väga edukalt kõrvuti paigutada ehk rööbiti. Nii on meie vinnastatud masinal 2 korda rohkem jõudu, kui juhul, kui oleksime kasutanud vaid ühte vedru. Seesuguse konstruktsiooniga suutsime korduvalt lennutada nii seda palli, kui ka mõnevõrra suuremat palli korvini ja ka läbi korvirõnga. Kui masin on valmis ja võimeline palli korvini lennutama, siis tuleb hakata masinat kalibreerima. Siinkohal on oluline, et iga masina vinnastamine oleks korratav ning eelmisega täpselt samamoodi. Samuti on oluline, et masina konstruktsioon oleks piisavalt jäik ning palli heites ära ei laguneks. Richard vinnab katapuldi ja mina siis vaatan skaalalt, kuhu ta selle jätma peaks. Tõmba sinna kohta kriips, kus ma lahti lasen. Alusta natuke nõrgemas. Nagu nägime saatest, siis märkis sinine võistkond oma masina vinnastamise kauguse iga kord pliiatsiga üles, et seejärel järgmisel asu saaks täpselt samasuguse teha. Mis aga varieerus, oli masina vabastamine. Richard vabastas masinat enda käte vahel. Kui hoolega vaadata, siis alguses on see varieeruvus oluliselt suurem, kuid lõpus, kui Richard nipi kätte saab, hakatakse masinat vabastama ühtlasemalt ning ka pallid hakkavad järjest enam korvi kukkuma. Meie masina vabastusmehhanismiks on kasutusel uksehaak. See tagab olukorra, kus masinat vinnastades saame selle alati täpselt ühtemoodi fikseerida. Kui vinnastatud masin on fikseeritud, siis tuleb see iga kord ka täpselt samamoodi lahti lasta ning seepärast tasub siia aasa külge kinnitada nöör ning seda nööri tõmmates saame iga kord minimaalse hõõrdumisega vinnastatud masina vabastada ning pall, mis asub siin, lendabki korvini. Siin ma hetkel palli lennutama ei hakka, kuna on oht, et lõhun ära palju kallist tehnikat. Küll aga saate vaadata seda pisikest klipikest meie katsetusest. Vaatan tõiselt korv, ma ei tea, kas jääb, no pane. Nii First try.